Leo, sa oled jälle pannud selle voice search'i ja ma ei tea, mis sa siia peale oled pannud. Ma ei oska nii maha võtta ju. Sa oskad või? Ei oska? Päike. Päike. Tere hommikust. Käes on esmaspäev. Me oleme täna kodused, sest et Leol on endiselt antibiootikumid peal, mis tähendab seda, et ma ei saa teda hoidu viia. Ja kuna Mihklit ei ole, ta on Partsas, siis mul ei ole kahjuks varianti, kui olla täna, homme kindlasti hoolduslehel. Ja ma ei tea, siis vaatama, siis ma pean arsti käest küsima, mis ta arvab, et mis see seis on, sest et tegelikult tal antibiootikumid lõpevad alles ära neljapäeval minu meelest. Jah. Nii, aga ma ikkagi mingeid tööasju siin teen, sest et ma päris nagu maha ei taha oma asjadega jääda ja inimesed ootavad oma vastuseid ja ühesõnaga ma midagi siin ikkagi teen. Praegu see on ka selles mõttes, et kasutame Teletubbies. Kasutame seda võimalust, et ta siin sööb. Igatahes ma tahtsin küsida, et kas keegi teist on veel teletupsude erast, sest mul on siin praegu täielik nostalgia. Ma panin Leole esimest korda telekast või YouTube'ist siis oh my god, te olete nii nunnu. Panin käima talle teletupsud ja talle nii meeldivad need. Talle nii meeldivad need. Mina igal juhul olen. Ja ma olin ikka täiega fänn nagu. Minul oli lemmik oli Lala, mul oli endal see Lala nagu see kaisukas või nukk siis. Nii et aga naljakal kombel Mihkel on minust natuke vanem, 3 aastat. Ja temal ei olnud teletupse. Nii et jah. Tema ei ole teletupsude erast, aga sa võid kommenteerida alla, kui sina oled. Ja issand teletupsudest rääkides veel, nii lamp teema, aga ma vihkasin, nagu mulle üldse ei meeldinud. No need, kes teletupse on vaadanud, need siis saavad ilmselt aru, need, kes ei ole, need ei saa ilmselt mitte midagi aru, aga mulle üldse ei meeldinud need osad, kus nad läksid sinna nagu nende kõhtude sisse ja siis läksid mingid asju, mingid nagu päris nagu maailma nii-öelda ja vaatasid seal mingid päris õpetlikke lugusid. Sa tahad veel kamapalle või? Oodake. Kui see hariv osa nii-öelda tuli, ma tahtsin lihtsalt vaadata, kuidas nad seal, ma ei tea, mida tegelikult teevad, nad ei tee tegelikult midagi, keksivad ja on hästi rõõmsad. Ja mu lemmikut osad olid see, kui nad läksid sinna oma majja. Ja siis oli see, sõitsid mingid pannkooke ja siis need tulid sealt niimoodi masinatest välja ja siis tolmuimeja käis ringi ja imes seal mingeid asju. Ma ei tea, mida ma räägin, aga jah. Random facts about me. Yeah. Ja tundub, et meie Mr. Lionel on siin ka alustamas oma teletupsude erat, mis on nii lahe lihtsalt, et nagu mingi ring saab kogu aeg täis, et sa saad nagu lapsevanemaks olemise juures minu arust on nii lahe see, et sa saad nagu korraks nendes hetkedes olla jälle nagu uuesti laps. Jutun siin hommikul. Nii et ma siin teen siis natuke tööd ja siis vaatame, mis me veel täna teeme. Ma peaks tegelikult tellima mingisuguse Selveri või Barbora tellimuse, et mingit sööke mõelda. Ja mul on veel mingisugune to-do list, mis ma pean kõik ära tegema. Briannal on täna spordipäev, tema läheb üldse kooli, ma ei tea, 10 või 11, nii et ta magab alles. Kell on 8 muidu, ma ei jääks mütsina. Ühesõnaga. Nii et ta magab veel, tal on üldse see nädal selline üsna lebo nädal, nii et jah.
aga selline see päev meil praegu on. Vot. Tere hommikust! Käes on teisipäev. Ja meil on kell mingisugune kohas 8. Ma panen, et teletupsud natuke vaiksemaks ja nii, mina käisin kiiresti duši all ära. Hakkan endale kohe kohvi tegema. Ja ma ärkasin täna metsiku kõhuvaluga. Ja ma saan aru, et süüdlaseks võivad olla need kalaviküpsised, mida ma eile õhtul vahetult enne magama minekut, mingi kell 10 endale sisse sõin. Ja et seda viga täna vältida, tahaks epikuda. Et seda viga vältida, siis ma püüan täna hommikul kohe alustada sellega, et süüa täisväärtuslikult ja kõhtu täitvalt. Oodake, panen. Sest mul eile söömine oli nii lappes, et ma lõpuks tekkiski mingi rõve craving õhtul ja siis ma vaatasin mingit täiesti saikelsarja. Ja siin lihtsalt põhimõtteliselt järjest paki neid kalaviküpsiseid. Ja eile siis ma mõtlesin, et okei, ma ei ole nagu üliammu mingit sarja vaadanud ega Netflixi väga tööle pannud, sest ma rohkem olen siin YouTube'i lainel olnud, ise teinud ja töötlenud ja mis iganes ja vaadanud teiste sisu. Siis ma mõtlesin, et okei, ma vaatan. Siis ma vaatasin seda sarja, mis on praegu vist top 1 Eestis, see Sirens. Mis on nii fucking saikar sari, et ma ei saa üldse aru, mis seal toimub. Aga mul on, ma binge-watchisin põhimõtteliselt terve selle hooaja, seal on üks limited series.
ja ma binge-watchisin selle niimoodi ära, et mul on viimane osa mingi poole peal. Nii et see on fun fact about me, et isegi kui see sari on võib-olla mitte 10/10, aga ma olen investinud sinna mingi, ma ei tea, näiteks 2 osa, siis mul on nagu reaalne vajadus see vaadata lõpuni. Et meil on mitu korda Mihkliga niimoodi olnud, et me hakkame koos mingit sarja vaata ja ma tahan mingi, pole nagu kõige parem, et ma ei viitsi oma aega sinna raisata, on ju. Ja siis me mingi, well, nüüd pean mina seda nagu üksi lõpuni vaatama. Sellepärast ma viimasel ajal üldse põhimõtteliselt Netflixi ei vaatagi, sest et ma ei tea, ei ole nagu mingit häid sarju. Meie lemmik sari Netflixist on Love on the Spectrum või Love on Spectrum. Ühesõnaga, kes ei ole näinud, siis see on lihtsalt kõige parem sari ever. Ja see on nagu nii wholesome, nii südantsoojendav, nii nagu elu mingisse perspektiivi panev, nii nagu see on nii tore, et kui sa seda vaatad, sul on lihtsalt terve aeg naeratus näol. Nii et kui sa ei ole seda näinud, siis ma väga soovitan, see räägib siis, see on nagu dokumentaal põhimõtteliselt ja räägib siis autistlikest peredest ja autistidest ja kuidas nemad ja need ei ole ainult vist autistid, seal on teiste sündroomidega ka kõik, kes sellel nagu spektrumil on, see spekter on ju väga lai, on ju. Ja kuidas nemad nagu oma eluga nagu hakkama saavad, kuidas nad üritavad neid oma tavapäraseid tegevusi teha ja siis ka kuidas nad selliseid nagu lähedasi suhteid loovad, sest nemad ju samuti vajavad oma ellu armastust ja hoolt. Aitäh! Ühesõnaga see on nii, see ei anna mulle seda, okei. Ühesõnaga see on nii tore sari, et me lihtsalt kogu aeg ootame, millal uus hooaeg tuleb, aga see on tavaliselt siuke mingi aasta 2 jooksul 1 vist äkki tuleb. Igatahes see on tõesti, seda ma soovitan. Võt, siuke sarja jutt siia hommikusse. Igal juhul, oh no, empty trays. See on nii annoying lihtsalt, kui see hommikul juhtub. Võt, aga ma mõtlen, et ma teen täna hommikul mingisuguse kiire hommikusöögi a la kodujuust, muna, midagi veel. Et kõht oleks täis, mingeid isusi väga ei tekiks. Ja tänane plaan on, ma pean küll Leole rohu andma, kohe. Leole rohu andma ja siis ma pean täna võtma sõidu, et Koplisse, Beckerisse, mingi 4 vist pean seal olema. Ma lähen kringlitele järgi, ma tellisin 2 kringlit, suurt, ühe soolase, ühe selle magusa, mingi soolakaramelli. Et neid homme tööle viia, sest ma tahaks homme tööle minna, nii et ma loodan, et see toimib. Aga me alustame siin oma söögi tegemist ja asjadega. Leo on sellest toolis istumisest ilmselt kopp ees, nii et võt ja davai.
siin ka 4. Mõtlen ka korra ampsu ja siis ma annan teile tagasi, aga sa pead Leole ka andma, on ju? Proovime? On hea või? Kuul jätan Leole ka. Muidu me ei ela seda autosõitumist üle. Nii. Kringlid on käes. Midame. Kohe tagasi. Oe. Kuidas maitseb? Väga hea. Oma ka. Maitseb hästi või? See on nii hea magus. Päris hea oli jah, see kaneeli saiakene. Võt, siin on kuju tagasi. See pole isegi rullimoodi, see on nagu täiesti sai. On ju? Okei, jätta Leole ka siis on ju. Tere hommikust ja käes on 3. päev, õnnis päev. Oota, ma panen seda teleka muusika vaiksemaks. Õnnis päev, sest et ma lähen tööle. Nii, tore. Igatahes ma mõtlesin, ma näitan teile siis, mis ma sealt Beckerist valisin. Kõigepealt ma valisin, ma loodan, et teil kuulda, sellise karamelli kringlikese. See on selline päris suur teine. Soolakaramell on siin muidugi igale poole laiali valgunud, aga tuleb midagi teha, las ta olla. Ja teise selle tavalise, oh my god, tavalise juustu oma. Oh my god, see lõhnab väga hästi. Nii et ma võtan need teile kaasa. Ja võt nii, ühesõnaga, kell on praegu 7:30. Leol on väga hea tuju nagu näha. Sest et Leo läheb ka hoidu. Jaa, saab teistega mängida. No, löö palli. Löö mulle ka. No, viska. Vaadake, ta on selle palli täiesti ära närinud. Nüüd ta muidugi enam ei näri, aga enne kui sa olid veel väiksem, siis sa närisid seda palli ja muidugi, kes siin peal on? Päljun. Ja ma olen siin hommikul maadlenud sellega, et mida talle selga panna. Minu meelest on see laste riietamine, eriti praegu, täiesti nagu kõrgem matemaatika. Sest praegu on 10 kraadi. Jah, ossa. Laua peal viska.
praegu on õues kuskil mingi 10 kraadi, ma vaatasin. Aga siis, kui nemad õue lähevad, on peaaegu 20 kraadi. Ehk siis ma ei taha teda üle riietada, ma ei taha teda ala riietada. Tal oli just kõrvapõletik, mis tähendab seda, et ma nagu kardan veel rohkem teda nagu valesti riietada, onju. Mis tähendab seda, et tal peaks kindlasti müts peas olema. Aga ainuke müts, mis tal peas püsib, on põhimõtteliselt tuukrmüts, sest seda ta ei saa nagu nii lihtsalt peast tõmmata. Kõik ülejäänud ta võtab nagu põhimõtteliselt sekunditega ära. Ja tuukrimütsiga on ilmselgelt ju 20 kraadiga palav. See on kõrge matemaatika. Ja, tere näita ennast. Tule näita. Tule. Ei tule või? Tule. Seda et palli mängida praegu. Nii et ma pean selle nüüd välja mõtlema. No viska. Ossa. Palju. Oi, ta ei taha hoppasse tulla, jah? Ups. Palju. Tšiks. Väike pallur. Väike pallur oled, jah? Aga ilm on nime ilus jälle, nii et... See tore. Ja mina saan täiskasvanutega jälle rääkida. Jaa. Ja sul on soeng nii metsas, kui metsas saab üks soeng olla üldse. Tee tšau-tšau. Sorry, mul auto undab, sest et panin just käima, siin on nii palav. Aga vaadake, teen veel lilli. Nii ilusad. Mul sai tööpäev läbi, nii et ma nüüd kiirustan oma leokesele järgi. Ma ei tea, mul tuleb nii lilleline aasta, ma tunnen, et mind on nagu õnnega ja lilledega täiesti üle valatud. Nii tore. Mul on nagu nii vedanud. Nüüd on siis tööl, sain roosikesed. Nii et jah, nii me ilusad. Hurra. Aga oh my god. Mul käis õde lõuna ajal siin, nii et ma käisin temaga kohvil. Nii et väga-väga tore päev on olnud jälle. Ja ma ei tea, kui paljud, sorry, mul hakkas see konditsioneer siin muldama praegu. Aga ma usun, et nii mõnedki lapsevanemad saavad siin relatida, et see tööl käimine on mõnikord nagu kodus olemise kõrval, kui sul on väiksed lapsed, ikka puhkus. Aga okei, ma lähen nüüd Leole järgi. Palun tule siia. Oh my god, ma olen exhausted. Ja tule paneme riidesse palju. Tere me juurde. Tere hommikust, ma loodan, et mind on kuulda ka. Käes on neljapäev. See imeline päev, kui Mihkel tuleb koju. Sest mul on nagu whole other level respect nendel aegadel, kui Mihklit ei ole üksikvanemate vastu. Nii tore. Sest et see on ikka hull. Hull. Kuidas see läbi võtab? See söögi tegemine, planeerimine, rohud. Aga ma pean küll jalgrohtu olema. Koeraga väljas käimised, koerasöömised, koerarohud. Ühesõnaga, ma
eile õhtul lihtsalt istusin nagu kalapilguga ja vaatasin, et mis what's next. Ja ma lihtsalt, ma arvan, ma olin nagu pooleldi surnud terve öö lihtsalt. Selline tunne oli. Nii väsinud lihtsalt, ma räägin, mul on nagu tööl käimine on vahepeal nagu puhkus. Nii, käsi. Aitäh. Mis su käed jälle mustad on? Mis juhtus? Pärin? Ei? Miks sa mulle antenni tahad siia taha ühendada? Joo. See on ikka suu must ju. Igatahes kell on kohe 8, nii et meie stardime hoidu ja tööle. Ja Björnal on täna üldse mingisugune vaba päev koolist, nii et ma ei tea, homme on tal ainult aktus, nii et üks laps vähem kellega hommikul tegeleda, aga ikkagi see võtab läbi, on ju? Sa oled nii armas, jah, nii armas oled. Nii, anname sulle rohtu nüüd ja siis pakime ennast autosse, jah? Jah. Ise või? Kohe. Tere! Kaunist reedet. Sest märkamatult on kätte saabunud reede ja ma lihtsalt mõtlen, kus ma teid panen. Võiks ju ometi kasutada praegu oma statiivi ja võiks panna mikrofoni näiteks külge. Aga nope, ma siin ikka tahan nagu oma elu võimalikult raskeks ja ebamugavaks teha. Aga tuleme istume laua taha ja teeme väikse update'i, sest ma pean tunnistama, et ma lihtsalt unustasin mingi hetk selle vlogimise värgi täiesti ära. Issand, ma istun siin. Ma olen nagu kogu aeg samades riietes ka, see on ka nagu kindlasti väga huvitav. Aga käes on reede. Eile ma vist tegin mingi viimase klipi ala selles Ülemiste tervisemaja, Ülemiste tervisemaja liftis. Ma käisin tervisekontrollis. Vaatan, kas ma saan teid korra siia peale kestada. Nii. Mitte, et mul see tripod umbes siin samas oleks, on ju. Aga okei, las ta siis olla praegu. Ma käisin... Sorry, see kõigub. Nii, nüüd on hästi. Ma käisin siis töö tervisekontrollis. Üldiselt on mul kõik super hästi. Olen sportlik, öeldi, kõik värki-särki, väga tore. Nägemine väga hea ja kõik muud tervisenäitajad, aga mingil huvitaval kombel EKG oli seal natuke trikitanud ja näidanud mingisuguseid imelikke asju. Nii et sain siin suunise minna uuesti perearstile ja et ta siis kas ta ise kordab seda testi või saadab meid kuskile, ma ei teagi, ühesõnaga selline lugu. Ja siis Mihkel tuli eile koju ja kui ma ise lõpuks töölt koju jõudsin eile, siis mul oli lihtsalt siuke energy crash, et ma jäin magama mingi 8 natuke läbi.
ma olin lihtsalt nii väsinud ja mul oli kuidagi nagu sellest väsimusest nii halb tuju ka ja ma natukene pahurdasin sinna. Ühesõnaga pole ime, et ma midagi ei filminud, sest et mul ei olnud isegi mõttes midagi filmida. Nii et eilne päev siis möödus nii, aga täna mul on tööpäev tehtud. Briannal oli viimane siis, ma ei tea, koolipäev või, kuigi see ei olnud nagu mingi tavaline koolipäev, ühesõnaga tal oli aktus. Ta lõpetas oma 2. klassi kenasti kiituskirjaga ja mingisuguse auhinna sai ta ka, mingisugune kiirlugeja või raamatute neelaja või whatever, mingi sihuke oma selle lugemispisiku eest, mis tal sees on ja ühesõnaga väga tore. Ta ise on väga uhke selle üle ja meie oleme väga uhked tema üle, sest et no tõesti ta vahetas ju poole aasta pealt kooli ja see tüdruk on ikka selles osas, ma ei tea, no tõesti mõnes mõttes eeskujuks meile siin, et lihtsalt läks ja ütles kohe, kes ta on, leidis sõbrad ja ühesõnaga väga äge. Ja nüüd, kui ma koju tulin, siis neil oli siin väike disko juba Leoga, nii et tantsisid siin ja tähistasid suvevaheaja algust. Vot, aga tänane plaan veel on see, et meil on Mihkliga väike date night. Me oleme siin enda väikeseks eesmärgiks võtnud korra nädalas ikkagi püüda teha siuke date night. Et kui ei ole võimalik kuskile, ma ei tea, 2 välja minna, sööma või midagi, et siis teeme kodus mingi filmiõhtu või mis iganes, et kuna elud on ikkagi üsna kiired ja lapsed ja kõik, et siis see omavaheline suhe ikkagi ka toimiks, siis on seda kahekesi aega ka natuke vaja, nii et lähme täna kinno, mis on väga tore. Nii et ma olen päris elevil. Vot, ja nüüd ma mõtlengi, et kas selle date nighti puhul võiks oma juuksed ka ära pesta või mitte. Ma ei tea. Igatahes jah. Ja ma ei tea, ma äkki siin nädalavahetust veel ka natuke filmin, et ma ausalt öeldes praegu pole üldse, kuna ma panin tegelikult alles eelmist seda vlogi kokku, siis ja olen samal ajal filminud nagu seda nädalat, siis ma praegu kuidagi üldse ei taju, mis kus on, mis siin vlogis üldse toimunud on. Kas siin üldse midagi on nagu huvitavat olnud? Igatahes vaatame, kuidas siit edasi läheb, ma pean mingi hetk hakkama seda kokku panema. Ma vahepeal panen lihtsalt sellepärast kokku, et näha, kui pikaks need vlogid on läinud ja kui palju ma siin selatan. Ja kui palju on päriselt midagi, mida ma olen nagu näidanud ka. Aga jah, me siis vaikselt siin toimetame selles osas, et ma ennast sätin siin valmis vaikselt ja siis Mäki. Issand see Mäki. Mäki, meie koer siis, on pime. Ja siis ta vahepeal ei saa aru, kus ta vist on või. Ühesõnaga ta vaatab lampi mingi täiesti lambi suunas umbes, lihtsalt istub ja siis vaatab näiteks seina. Ja see on natuke naljakas. Igatahes, update tehtud. Tere hommikust. Kell on 7. Mihkel teeb valbaingooke, nii et ma vaata, kuidas neil läheb. Aga eilne kino lõppes meil mingi 10.
sest et me ei jõudnud filmi lõpuni vaadata või noh, mina ei jõudnud. Ma olin nii väsinud, et ma jäin peaaegu seal staaritoolil magama. Noh, hästi ideaalne nagu kohtingukaaslane. Aga ma ei tea, mul oli siuke väsimus peal ja käisime vaatamas sellist filmi nagu Foiniiklast midagi. Issand, ma ei mäleta isegi filmi nime. Igatahes film ise oli päris äge minu meelest. Ja ma oleks tahtnud küll lõpuni vaadata, aga ma olin nii väsinud lihtsalt. Nii et me mingi pool tundi enne filmi lõppu otsime alla ja teeme ära. Vot. Ja ma ei teagi. Täna on selline suht pilves ilm. Samas äkki kui ei saja, siis võiks kuskile nagu minna. Aga noh, meil mõlemal on kuidagi nagu väga väsitav nädal olnud. Mihkel oli seal Barcelonas ikkagi, ta käis tööasjus seal konverentsil. Nii et tal oli seal ikkagi päris nagu ilmselt intensiivne. Ja mul see üksikvanemlus siin ka oli ikkagi nagu päris võttis läbi. Nii et vaatame, mis me täna teeme. Aga ma lähen nüüd pannkooks sööma. Nii, kell on vahepeal saanud 10, täpsemalt veerand 11 isegi. Me oleme ära söönud pannkoogid, Mihkel on juba ammu trennis, ma arvan, et ta tuleb varsti tagasi. Ja siis me mõtleme, mis me täna veel teeme. See ilm on selline ähvardav, ma ütleks. Tumedad pilved, sellised aeg-ajalt liiguvad ära, siis jälle mingi sats tuleb nagu peale. Suht hull tuul. Nii et vaatame, mis saab. Meil on ikka veel seal loomaaias käimata. Ma ei tea, kuidas millal me sinna saame minna, no ausalt. Aga ma siin teen finishing touches sellele vlogile, mis tuli välja eelmine nädal. Lõikan siit ühte osa välja ikkagi. Ja siis ma arvan, ma panen selle üles. Ja that's pretty much it. Ma arvan, et ma tõmban selle vlogi otsad siin kokku ka. Tuli selline, ma ei tea, uimane vlog, mulle tundub. Et me suurt midagi ei teinud, et selline sünnipäeva järelkaja ja kuidagi, jah. Aga teate nende lillede kinkimisega on selline lugu, et ma ei tea, kuidas teile, aga mul on niimoodi, et kui need lilled mulle kingitakse, need on mul siin vaasis on ju, siis iga päev, kui ma korra nagu vaatan neid lilli, siis mul tuleb nagu selle ette, kes mulle need kinkis. Ja siis kuidagi süda läheb soojaks, et minu peale on mõeldud. Ja siis kuidagi nii tore, et ei ole see lilled lihtsalt lilled, et jah, nad on mul siin nii palju rõõmu toonud ja toovad praegu veel. Aga thanks, et vaatasid. Ja ma loodan, et meeldis. Kui meeldis, võid vajutada like. Kui ei ole subscribe'inud, siis võid ikkagi veel subscribe'ida mu kanalile. Ja näeme juba järgmine kord. Olge tublid. Tšau!